Koroonaga seotud numbrid kasvavad. Täna hommikuse seisuga vajab Eestis haiglaravi 35 inimest, kellest juhitaval hingamisel on 1. Viirus levib kiiresti ja meie käitumisest sõltub edasine kulg. Laine küsimus on selline semantiline rohkem, et kes nimetab seda esimese laine järelaineks, kes nimetab teiseks laineks, kes ütleb, et see viirus jääbki meiega nii-öelda lainetama. Kui keegi soovib nimetada teiseks laineks, siis see õigus tal on ja kahtlemata vaadates ka viiruse leviku tõusu, siis seda võibki niimoodi tituleerida. 2 korda nädalas igal teisipäeval ja neljapäeval vaadatakse hetkeolukord üle ning tehakse otsused edasiste piirangute osas. Praegu on jõus öine alkoholimüügi piirang meelelahutusasutustes, pubides, klubides, on jõus välismaalt saabudes eneseisolatsiooni kohustus, on avalik ürituste piirarvud siseruumides kuni 750, väliruumides kuni 2000, samamoodi on kohustus jääda eneseisolatsiooni neil, kes on mõne viirushaigega kokku puutunud, lähikontaktis olnud, on kohustus kanda maske hooldekodude külastamisel ja töötajatel seal, ning on antud soovitus kanda maske ka rahvarohketes siseruumides, ühistranspordis, kus pole võimalik distantsi hoida. Me teame, et hetkel nakatuse trend on jätkuvalt tõusuteel, aga see ei ole kaugeltki nii kiire, kui ta oli kevadel ja ka haiglate valmisolek ja võimekus patsiente vastu võtta on kordades parem. See on ka põhjus, miks me ei rapsi, miks me ei kiirusta nende otsustega, vaid me vaatame rahulikult peale ja nagu öeldud, 2 korda nädalas oleme valmis vajadusel ühte või teist piirangut taas täpsustama või rangemaks muutma.